tere kõigile! Täna ma olen teie suve videoga ja ma mõtlesin kaua, et ma tahan teile näidata enda seda nagu rütmi, kui on koduõpe või nagu distantsõpe. Ja siis ma tulin selle peale, et mul on ka nagu üks tähtpäev või nagu tähtpäev, kas see on tähtpäev või? Ma ei tea, eriline päev natukene minu jaoks. On minu sünnipäev, ma saan täna 17, siis jagan teiega seda päeva, mis on nagu sel aastal veidi teistmoodi, eks ole. Ja mu tänane hommik algas väga varem kui ma olen nüüd nagu 2 nädala jooksul ärganud üldse, mingi 7 aeg, märkasin 6:45, pesin hambad ja värki ja sellepärast ilmselt märkasin vara, et kuna ikkagi nagu on sünnipäev, siis on nagu veits erilisem tunne ja siis ma tavaliselt alati iga aasta põhimõtteliselt ärkan varem oma sünnipäeval. Siis ma otsustasin, et ma alustan enda sellise ägeda kunstiraamatuga. Ingliskeelne versioon on Eestis, ehk siis 365 Days of Art. Ja kuna mu tädi on hetkel Hispaanias, siis ta tõi mulle jaanuaris, kui ta käis Eestis, korraldasime koostöökoolitust, siis ta tõi mulle selle hispaaniakeelse versiooni. Ma ei oska seda numbrit hääldada, aga Dias de Arte, ehk siis sama põhimõte. Sisu peaks ka sama olema lihtsalt hispaania keele. Nagu hästi nagu palju ägedaid asju, mida saab ise joonistada ja siis ta ütleb sulle nagu selle ülesande. Ja siis mu eesmärk on lihtsalt nagu see lause, mida ta ütleb, mida ma peaksin tegema, tõlkida. Ja siis ma panen siia ka selle kuupäeva. Ja see kestab nüüd terve aasta, ehk siis järgmise aasta sünnipäeval, kui ma saan 18, mul peaks see läbi olema, mis on äge. Ja seejärel ma lihtsalt tegin endale putru. Ma lihtsalt üritan teha seda suureks harjumuseks endale, et ma söön hommikuti putru. Minu jaoks on niigi suur harjumuse muutus see, et ma üldse hommikuti söön. Nii et nüüd ma söön putru. See on tore. Ma mõtlesin, ma veits nagu räägin teile enda õppimisplace'ist, mis minu jaoks on oluline ja kuidas ma enda nagu päeva jaotan enam-vähem. Nii et ma näitan teile hästi ruttu, kuidas kõik mul siin välja näeb. Niisiis, esimene väga tähtis aspekt minu õppimis nagu koha juures on veeklaas. Mul on vaja olla hüdreeritud. Jep. Ja samuti mul on oluline, et mul oleks valgust, ehk siis mul on seal aken, kus tuleb valgus, et ma ei õpiks pimedas, sest et ma ei suudaks lihtsalt, minul on vähemalt valgust vaja. Siis samuti mul on siin õpikuid ja vihikuid, nagu siin on mul näiteks matemaatikavihik, värki, siin on erinevad õpikuid, mida mul tegelikult täna vaja ei ole, nii ma panin need lihtsalt eemale siit. Ja siis mu arvuti, mis on distantsõppe puhul ilmselt kõige olulisem, sest et vaja seda, siin on mu stuudio. Ning õppimise taustale mul meeldib kuulata muusikat, mulle eriti meeldivad need lo-fi, hip-hop, jazz-hop, chill-hop playlistid. Seda on ilma sõnadeta muusika, siis ma nagu ei mõtle nendele sõnadele, vaid see on lihtsalt selline mõnus selline käib taustal. Ja tavaliselt esimene asi, mida ma teengi hommikul, kui ma lähen arvutisse, on see, et ma vaatan enda stuudiumit ja vaatan, mis ülesanded mul kõik nagu pandud on tänasele päevale. Ehk siis tuleb minu oma aja planeerimise faktor sisse, et tavaliselt ma ei pruugi isegi hakata nagu täpselt tunniplaani järgi tegema, vaid vaatan, mis on näiteks kõige mahukam või mida ma hetkel jaksan. Nii et nüüd tuleb see fun part, kus ma õpin oma majanduse tunnitööd. Ma mõtlesin, ma teen vahepeal uuenduse selle koha pealt, kus ma olen oma õppimistega. Mul läks majandusega ülikaua aega, mingi risk ja kindlustuse teema. Siis meil oli perekonnaõpetuses kõne, aga nüüd mul on tegemata veel. Põhimõtteliselt kehalises meil on nagu liikumispäevik, ehk siis me saame ise valida aja ja koha, kui me lihtsalt teeme midagi füüsiliselt aktiivset ja ma ilmselt lähen mingi hetk hiljem jooksma. Aga nüüd ma teen matemaatikat ja ma kuulan, kuidas mu õpetaja räägib sellisel teemal nagu trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamine nurga ja tema täiendusnurga funktsioonide seos. Siin on nagu erinevad kraadid, siinused, koosinused, tangensid, kotangensid, nagu kõik. Ja see on mul siis 2 tunni tööst, et mul on esmaspäeviti 2 matemaatikat. Ja ma teen selle ära ja siis I'm free to go ja teha enda asju. Järgmine hetk, kui te mind näete, ma ilmselt teen endale lõunasöög. See on siis mu lõpproog, siin pool on nuudlid, siin pool on salat, võib-olla sest ei ole aru saada, sest et need näevad reaalselt samasugused välja, sest et siin on juust peal, aga siin salati all on tomat ja kurk ja kõik. Nii et ja ma teen seda 2 korda sel nädalal, üleüldse 2 korda tähendab ja see on täiega maitsev.
niisiis, nüüd on juba õhtu kätte jõudnud ja kell on kohe 6 ja hakkab mu virtuaalsünnipäev, mida ma teen oma sõpradega. Mul on plaanis lihtsalt Kahoot ja Just Dance'i tantsida, ma olen väga hea planeerija, ma tean, aga lihtsalt ma ei suutnud välja mõelda, mida nagu neti kaudu teha nendega, nii et ma arvan, et me teeme need 2 asja ära ja siis me lihtsalt räägime jutust ja me pole suht ammu nagu catch-upinud üksteisega. Sulle. Meira lihtsalt kingib mulle terve päev mingi tiks asju. Thanks, Meira. See on nagu see kaisukas. Nad on mu sõbrad. Loore, Anna, Liisu. Niisiis, eile te nägite mind viimati siis, kui ma kirjutasin enda 17 sellist nagu õppepunkti või õppetundi või arusaama, mida ma olen omandanud viimase 17 aasta jooksul oma elus. Selle video lõpetuseks ma tahaksin esmalt küsida teiega, kas ma võiksin teha nagu täiesti oma rutiinil põhineva nagu videod, mida ma nagu, mis on mu selline tavaline rutiin kodus nüüd, kui meil on nagu see isolatsiooni tingimus. Ja teiseks ma tahtsin öelda, et olge valvsad, hoidke ennast ja hoidke teisi. Usun ja loodan, et te olete targad ja teate, mida tohib teha, mida ei tohi, peske ikka käsi ja olge nii palju kodus kui võimalik, kuid ikkagi ärge unustage lootuses olemist ja liikumist, kuid hoidke seejuures siis, nagu ma juba ütlesin, ennast ja teisi. Ning ma loodan tuua teieni peatselt jälle uusi ägedaid videosid. Ja näeme järgmises videos ja näeme peagi. Tšauki!